Enne veel, kui tervenduse juurde lähme, siis ma tuletan meelde, et sellel pühapäeval me kohtume taas interneti teel. Seekord on teemaks karjäär ja vaatame, kuidas me saame avardada energeetiliselt ja siis ka füüsilises maailmas enda karjääri. Me vaatame, kus on hetkel need plokid. Me lahustame need plokid, me teeme seal grupi tervendust. Igaüks oma kaartidega saab vaadata enda karjääri teemat ja avastada, mis seal siis blokeerib, mida saab teha teisiti, kuhu sa tõusmas oled, kõik see hea ja põnev asi. Seekord on grupis 5 inimest, et ma saaksin paremini siis üks-ühele ka juhendada ja meil tuleb kindlasti väga mõnus aeg koos. Kui sa tahad meiega ühineda, siis kirjuta mulle ja ma jagan sinuga täpsemaid detaile. Näeme pühapäeval. Tere tulemast! Ma olen siin teinud natukene juba eeltööd, võtnud kaarte, tunnetanud ja loonud seda ruumi meile siin. Ja esimene kaart, mis tegelikult välja tuli, oli selline tegutsemise kaart. Action. Ja mul on tunne, et instinkt on liikuda selle suunas, mida me juba näeme. Isegi kui see on üks väike valguse kiir, mida me näeme, siis me tahaks tormata selle poole. Aga kui me kiirustame, siis see valgus jääbki kogu aeg meie eest justkui jooksma. Kui sa tegelikkuses oled tulnud mängima pikaaegset mängu, siis miks sa peaksid kiirustama? Ja ma tunnen, et tänane tervendus ja avardumine ongi selle ümber, et me võtaksime hetke ja peatuksime ja toetaksime oma juurt. Tänane on juuretervendus. Nii et ole hea, kui sa oled tegemas kõrvalisi asju ja sa kuulad seda lihtsalt taustaks. Ma palun, et sa tooksid kogu oma tähelepanu siia, sellesse videosse, sellesse ruumi, sellesse kohalollu. Pane kõik võimalikud kõrvalised asjad hetkel ära ja võta see aeg ise endale. Minu soovitus on heita pikali või siis istuda hästi mõnusalt. Niimoodi, et sa tunned, et su kogu keha on lõdvestunud. Ja sa võid veel eraldi skännida kogu oma keha pealaest jalatallani üle, et päriselt teha kindlaks, et kõik lihased ja õlad ja kael ja kõik oleks lõõgastunud. Tee seda nüüd. Kui sa tahad, siis sa võid ennem veel, kui sa pikali viskad või istud, liigutada oma puusasid, teha puusaringe. Tõsta, venitada jalgu, nii kuidas on mõnus, nii kuidas su kehal on hea, ära üle pinguta. Aga tunneta, kus alakehas, alaseljas, puusades, tunneta läbi liikumise korraks. Sa saad muidugi ennast ju natuke liigutada siis, kui sa istud või pikali oled. Aga tunneta, kas seal on mingid pingeid, kuidas su keha tahab liikuda. Kui me võtame, et see ruum siin praegu on juurekeskuse, meie tasakaalu, meie turvatunde, meie vundamendi, meie kindluse tervendamiseks, aktiveerimiseks ja tugevdamiseks, siis kuidas sa liigutaksid ennast, kui seal ei oleks ühtegi plokki? Ja kuidas su puusad tegelikult liiguvad? Ja alaselg. Siin võid sa tunnetada siis pinget või valu või mis iganes sensatsioon sinul on alaseljas. Sa võid tähele panna, kus pool see on või see on keskel. Puusades, kumb puus, kumb jalg. See juba annab infot selle kohta,
mis plokk see on või millega seoses see plokk seal on. Aga ma tahan, et sa lihtsalt praegu paned tähele. Ja ma tunnengi, et see tegutsemise, siin peal on action kirjas, aga ma tunnen tegutsemine. Vaid see ei ole ka selline, et ma nüüd täna teen või ma kohe praegu pean tegema, vaid see on siuke üleüldine tegutsemise energia. See ei ole see koht, kus sulle pandakse mingi plokk või mingi paus peale, et ei ole aeg edasi liikuda, vaid kui sa siin oled ja vaatad ja koged seda, siis tegelikuses su tahe on ju pikaajaliselt, püsivalt, nagu voolavalt, järjepidevalt midagi teha. Ja sellepärast ongi praegu see stopp siin, et sa saaksid tunnetada, mis su kehas päriselt toimub, mitte et sa viid oma keha mingisugusesse stressiseisundisse ja selle koha pealt, selle adreka pealt liigud. Ei. Kui me tahame püsivat muutust või me tahame pikaajaliselt seda mängu mängida, mis iganes see mäng siis on, mida sa mängid, heas mõttes muidugi, siis see, et sinu keha on heas kohas, loob selle ruumi, et sa saad need kogemused vastu võtta. Vaata, kui ilusti me läheme kohe edasi vastuvõtmisesse. Mis on siin see tõde, mis sa tead, mida sa oled vastu võtmas, aga võib-olla su kehas ei ole ruumi? Mis on see tõde ja see looming, mida sa oled väga pikalt loonud, mida sa oled väga pikalt soovinud, väga pikalt unistanud ja istub siin, eks ju, ma ei ole kindel, kas see on, aga ma tahaks öelda, et see on nagu see lootuse lille leht siis, kroonleht. Ja selles kaardis on väga palju sellist, ta istub üks ju siin täiesti alasti siin selle lehe peal. See on ka maagikaart ja see räägib ka lihtsalt, eks ju, olemisest. Sellest, et sa oled justkui täiesti alasti avatud, väga haavatavas olekus oma unistuste ja oma elu ees. Ja sa oled selle suure, võimsa, lõputu universumi ees ja sa seisad silmitsi kõige sellega, mida sa tahad. Sa seisad silmitsi selle eluga, mida sa nii kaua oled tahtnud, mille poole sa oled väga kaua liikunud. Ja nüüd on see koht, kus on justkui see viimane moment veel, kus justkui näib, et me peaks ootama, aga praegu me ei oota enam midagi, vaid lihtsalt see õige aeg on kohe siin. Ja see ei ole siin mingisugune tuleviku ennustamine, nüüd sa täna siin kuulad mind ja mõtled, et okei, minu unistused varsti täituvad, kõik tuleb minuni kohe. See ei ole see koht, kus sa oled magnet, see on see koht, kus sa ootad, et midagi sinu eest ära tehakse. Aga see järgmine looming, see elu, mida sa praegu vastu oled võtmas, on sinu enda puhas looming. Aga see saab tulla ainult sellest, kui sinu keha ja sinu olemus ja sinu igapäev ja sinu kõik, mida sa teed, sinu tegutsemine on kooskõlas sinu kehaga, sinu närvisüsteemiga. Kui sinu alateadvuses jooksevad mustrid, mida sa lihtsalt iga päev läbi mängid ja sa midagi ei tee, et neid muuta, siis sa oled kogu aeg selles seisundis. Aga see koht on siin alistumiseks. Alistumiseks sellele, et kui sa vaatad igat oma unistust, ma isegi unistus sõna jääb siin praegu väikseks, ma tunnen. Tahe. See, mida sa tahad. See, mida sa oled tahtnud. Siis kas sa oled valmis tegema kõik selleks, et see ära teha?
ja pane tähele, kuidas vii korra tähelepanu oma juurekeskusele. See on siis alaseljas 2 jala vahepeal juurekeskus. Kui sa viid oma tähelepanu sinna, sa võid viia üleni selle, ütleme, alakõhust kuni mitte päris põlvedeni välja, aga sa võid kujutada sinna koha peal ette. Kuidas ma näitan sulle? Ma näitan tema pea siin. Kuskilt siit see vahemik siin. Kui sa lähed oma tähelepanuga sinna nüüd, tunneta lihtsalt seda vastust enda sees, kui ma küsin su käest, kas see ruum on seal väike või suur. Kas see ruum on tugev? Kas ta on piisavalt tugev, piisavalt suur, piisavalt tasakaalukas, piisavalt oma keskmes ja iseendas, et vastu võtta seda, mida sa lood? Kui sa oled oma kehaga joondus, oma kehaga ühenduses, siis on see kõige lihtsam ja kõige imelisem protsess vastu võtta. Ma usun ja ma olen päris kindel, et sa tead neid mikroliigutusi, mida sa teed, mis ei toeta. Ja ma arvan, et sa tead, mida sa selle asemel pead tegema. Sinu tahe täitumine on seal teisel pool. Su sees on olemas see teadmine, mida teha. Tegelikult on. Kui sa võtad ära kõik selle kahtluse, kõik mingisugused lood, kõik agad, kõik mingisugused võbelemised ja sa päriselt oled selles ruumis, siis sa tead. Ma panin ennem alguses siia kirja siukse lause, et väljas on tormine, aga sees on rahulik. See on see, et väljas võib ükskõik mis toimuda. Ükskõik mis asjaolu sinu 3D reaalsuses. Sa võid võtta seda kui takistusena. Või sa võid võtta seda, et see on mulle see koht, kus ma saan valida. Sa ei ole ohver välismaailma suhtes, vaid et see on moment, kus saab valida. Valida oma olekut, valida oma vastust, valida oma käitumist, valida oma otsust. Väljas on tormine, aga sees on rahulik. Ja see sees on rahulik on sinu vili. See on see magus vili, mida sa oled nii kaua kasvatanud. Ja see otsus nüüd täna siin enda juurt kogeda, tunnetada ja võimendada toob ka kohe kindlasti üles kõhus mingisuguse keerutamise. Sest et seal on kõik need keerutamised, kui sa oled püüdnud enda jaoks midagi paremaks rääkida või oled midagi enda jaoks kehvemaks rääkinud. Oled lekitanud enda energiat muredesse, kohtadesse, inimestesse, otsustesse, mis tegelikkuses jällegi ei toeta seda. Näed seda? Küsi oma juure käest, mida ta vajab. Mida ta vajab selleks, et olla harmooniline, tasakaalus, tugev, väestav,
stressi lahustav, mida su juur ja mida su vundament sinult vajab. Ja need võid ka endale kirja panna, sest et seal on kindlasti mingid tegevused, mis toetavad juurt. See võib isegi mingi teatud toit olla näiteks või üleüldine liigutamine. See lugemine siin on ka sellisel viisil aktiveeriv, et kui sa endale käed peale paned, näiteks paned käed puusade peale või käed alakõhule või käed alaseljale, siis sa võid tunda seal mingit soojust, eluenergia kanaldamist iseendale ja enda juurele. Ehk siis reiki tervendus. Niimoodi töötab see ka siin. Hästi ilus kaart, mis räägib suhtlemisest ja siin muidugi nagu üles tõusnud meistritega, aga mina vaatasin seda ja minule tundus see, et suhtlema kehaga. Ja siin on erinevad, mis ma tunnen, et kellelgi on, see võib olla külmavärinad. Mõnel võib see olla suhtlemine oma sisemise lapsega, sest et see lapsepõlves on tekitatud juurele traumat ja seal kohas on siis juure areng nii-öelda kinni jäänud. Ehk siis kui praegu sina tahad teha juure jaoks liiga suuri asju, siis sealt tulebki see error, kus sul võib tulla üles mingid lapsepõlve teemad, mis justkui nagu on iidamast-aadamast lahendatud või tehtud või üldse unustatud. Et meie keha ja kogu meie intelligentsus loob meile alati tervendust. Ta loob meile alati uusi, paremaid, võimsamaid võimalusi, aga vahel läbi selle, et ta näitab meile väga täpselt ära, kus midagi tegelikult valesti on. Ta näitab meile selle mingi vana trauma koha, toob selle ülesse, et me saaksime selle ära tervendada ja ära lahustada. Ja siin on väga see teema. Siis on, kellegil on väga enda väe lekitamine ja selle koha pealt, et küll ma jaksan, küll ma teen ära. See on siis selline nagu, tõenäoliselt ma vaatan seda, enda väe lekitamine. Jällegi see, et tähelepanu on väljaspool. Mitte, et mina seestpoolt väljapoole loon enda elu, vaid et väljaspoolt sissepoole loob mu elu. Sellel on väga suur vahe ja niimoodi sa lekitad. Sa tajud teiste unistusi rohkem kui enda omi ja siis näed enda ümber, kuidas sina oled justkui see toetav vägi, mis ainult sinu ümber olevatele inimestele loob need unistused, mida iganes nad tahavad. Neil justkui õnnestub rohkem ja sealt, see ongi siuke väga nagu libe tee, sest et seal on nii lihtne minna sinna ohvri rolli. Et näed, et kõigil teistel ümber minu ümber läheb nagu hästi, aga mul ei lähe. Kus su vägi lekib? Kus sa annad? Kus sa ütled jah, kus sa tegelikult ei taha jah öelda. Ja ma tunnen, et see on mingi mega korduv teema. Aastakümneid isegi nagu korduv teema juba. Et ma arvan, et aeg on sellega tegeleda ja sellest aru saada. Ja ükskõik kui raske, ükskõik kui kurvaks see teeb, et justkui sa oled aega raisanud, siis see on illusioon. Selle väe lekkimisteemaga tuleb lõpuks nüüd tegeleda. Seda ei saa enam edasi lükata. Seda juba ammu ei tohiks edasi lükata.
keegi on siin kahe valiku vahel. 2 erinevat teed on, mõlemad on see, mida tahaks, aga ei tea kumbalt valida. Seal on jällegi see, et saaks vaadata mõlemad teed eraldi sinu suhestumist sellega, mida see üles toob. Sest et väga huvitav, sa seisad siin on 2 valikut, aga need mõlemad viivad nii-öelda enesearenguni. Kui ma praegu seda niimoodi visuaalselt vaatan, siis mõlemad teed viivad samasse kohta, aga lihtsalt läbi, seal on erinevad kogemused. Nii et seda saaks üks-ühele paremini vaadata. Jah, niisuguses kollektiivses lugemises ongi, et siin tuleb väga niisuguste vilksamisega tuleb nagu väga palju erinevaid, väga paljude erinevate inimeste teemad tulevad. Sellepärast ongi kollektiivne lugemine. Ja sellel inimesel, kellel on see mitu erinevat teed, seal on ka tegelikult täpselt see sama, et võiks hakata astuma kohe, aga ongi see paus praegu justkui, mis tundub nagu selline nagu tõkke pooleks ette pandud, aga tegelikult ei ole. Vaid ongi lihtsalt see, et on praegu see paus, vaadata üle, tunnetad oma kehas. Et ma tunnen, et see, mis on vasakul pool, mis iganes see vasakul pool on, sinna juur tõmbab nagu rohkem, aga samas seal tõmbab juure vasaku puusa tõmbab rohkem nagu valusaks ka, ma tunnen, mis on huvitav. Nii et seal on kindlasti päris alguses kohe mingid teemad unlockivad. Jah, aga vaata, kui meid tõmbab tervenemise poole, tervenemise, avardumise, rohkem iseendaks saamise poole, siis kas me valime selle tee, kus meil läheb hästi kaua, et terveneda, või me valime selle, kus saab kiiremini. Tänapäeva maailmas me valime selle, kus saab kiiremini, eks ju. Aga see ei tähenda, et alati lihtsam on. Nii, ma tunnen, et hakkab natuke venima juba. Võtan viimase. Nii, mul näitab praegu, et keegi on pannud ühe käe alakõhule või juurele ja teine on südame peal, mis on ka väga hea, sest et sellega sa tood need füüsilise ja vaimse maailma, nähtava ja nähtamatu tood kokku oma kehas. Nii et see on ka väga hea, kui sa nüüd siia lõpupoole lähed ja näiteks masseerid siit mõnusalt soojaks ja alakõhtu või alaselga või ükskõik kumb puus või mida, kus sul juure peal käsi on, samamoodi nagu. See on väga hea. Kui kellelgi tõmbas emotsiooni ülesse ja tõmbas nutu ülesse, siis see on ka vabanemine. See on emotsioon, see ei tee sulle mitte midagi, sul vabaneb hetkel praegu. Midagi, mis on väga alla surutud olnud. Sa ei pea mingit tähendust sellele emotsioonile panema, et selle juur on nüüd seal ja see tuleb sealt. Sa võid ka lasta endal lihtsalt nutta. Kui sa vajad luba nutmiseks, siis siin on sinu luba nutta. Nuta ennast tühjaks, lase see vabaks ja tea, et see on lihtsalt mingisugune emotsioon, mingisugune asi, mis on kuskil kinni olnud, aga ta ei vaja otseselt sinu teadlikku meelt, et panna sellele nimetus või põhjus või sünnilugu, vaid et see tahab lihtsalt saada praegu välja nutatud ja see on väga okei. See on väga okei. Sinuga on kõik hästi. Ja pane tähele, kas need on sinu pisarad. Mõnel teist need on võõrad pisarad. Ja kui selle peale emotsioon katkes, siis sa tead, et see oligi kellegi teise oma. Mõnel teist see nutmine puhastab 3. silmaga ära. Okei. Nüüd viimase asjana, mis me teeme, on see, et panen omalt poolt sinna juurekeskuse puhastamisele veel juurde. Aitäh. Teen siit laua puhtaks. Ja jätan välja ainult juure. Nii, ole hea, aseta oma käed nüüd sellele kohale.
juurel siis alaselg, alakõht, puusad, kus sa soovid, et me puhastaks ära informatsiooni, ebavajaliku informatsiooni, kus me vabastaks mingid plokid, isegi kui sa tunned seal lihtsalt mingit pinget, lihtsalt kuidagi nagu kinni on, siis pane käed selle koha peale. Ja minu taotlus ja tahe on see, et me puhastame, tasakaalustame ja harmoniseerime selle koha. Hinga rahulikult. Nii kuidas sul on hea ja mõnus ja mugav, aga natuke sügavamalt. Väga hea. Praegu pendel käib vastu päeva. See tähendab, et ta puhastab. Hinga sinna kohta, kus sul käed asetsevad. Ja kujuta ette, et iga kord, kui sa sisse hingad, sa kogud kokku sealt kõik ebavajalikku, kõik, mis sind ei toeta, mingid kinni jäänud emotsioonid, plokid, programmid, teadlikud või mitteteadlikud asjad, mis sa õppinud oled. Hellalt ja pehmelt palume vabastada selle energia sealt. Laseme selle pendel käia seni, kuni ta peab vajalikuks. Kujuta ette, et iga kord, kui sa sisse hingad, kogud kokku sealt kogu selle informatsiooni, mida pole tarvis, ja välja hingates lahustad selle. Võtame sealt igasuguse infomüra, mis me oleme näiteks mingid stressorid või stressi, mis me oleme kollektiivist võtnud. Mingid maailmamured, maailmas toimuva informatsiooni. Igasugune stress. Sisse hingates korjame selle kokku ja välja hingates vabastame. Väga hea. Pendel jääb nüüd seisma, see tähendab, et see puhastatud. Nüüd sinna see Heiki märgi, mis on tasakaalustav ja harmoniseeriv energiakeskusele. Palume nüüd tasakaalustada, harmoniseerida ja väestada juurekeskus parimal võimalikul moel. Meie kõrgemaks hüvanguks. Et saabuks selgus ja rahu, enesekindlus, turvatunne. Meie vundament oleks tugev. Oled täielikult kaitstud, hoitud.
nii. Väga ilus. Tubli, et sa selle vastu võtsid. Ja soovitan nüüd palju vett juua ja mõnuleda selles heas olemises. Või siis vabastada veel mingeid emotsioone, kui sa tunned. Aga ma tean, et pärast juuretervendust on väga mõnus olla niimoodi soojas teki all ja panna tähele, mis keha veel kõnelab. Aitäh sulle, et sa minuga siin ühinesid ja näeme järgmine kord. Ole tubli!